Tere, mu hea Valguse Tooja kanali kuulaja, vaataja. Kuna see suhte ladumine on tõesti nii populaarne, siis tänasel pööripäeval tuli selline taipamine ja tuli tahtmine teha teile just tänase hetkeseisu partneri mõtted, tunded, teod, ehk siis mis seisus on praegu see suhe. Ja jällegi ma teen hästi põhjaliku analüütilise taro ja seekord siis ühes variandis praegu kuldse taroga, ehk siis kõik, kes juhtuvad hetkel vaatama, nende jaoks on see mingil põhjusel aktuaalne. Kui sa tunned end sind kohe kuidagi ja üldse ei kõneta, siis ära püüa seda vägisi enda jaoks klappima panna, sest midagi ei ole vaja vägisi teha ega vastu tahtmist samuti mitte. Et mõte on siis selles, kui resoneerub, vaata edasi. Kui ei resoneeru, järelikult ei ole see sinu oma, vali siis uus video, neid on seal küll ja veel. Ehk siis mis sellel hetkel parasjagu nii-öelda hingetasandil resoneerub, võib ka juhtuda nii, et mingi sõnum resoneerub sealt. Nii et alustame siis peale ja alustame siis kõigepealt niimoodi. Sinu energia, hea vaataja, sinu partneri energia, ehk siis mis energiates on partner. Kas teie vahel on mentaalne side? Vabandust. Mis toimub suhtes? Mis toimub praegu suhtes? Kuidas tunnete teie või sina, hea vaataja, ennast selles suhtes? Panen oma imetabase juuraraakli siia poole. Kuidas tunneb partner ennast selles suhtes? Siis on küsimus, miks te üldse kokku saite? Mis on sellel olulist? Teeme siiamaale ära ja siis läheme edasi. Kõigepealt siis teie energia, hea vaataja. Luba, et ma sinatan sind, kulla vaataja, ja ära siis pahanda. Aga mul on lihtsalt hõlpsam seletada, et sina, kes sa seda nüüd praegu vaatad, sinu energia on väga saatuslik sellele partnerile. Me vaatame just, et mis energias sa oled. Sa oled tegelikult sellises ühelt poolt partneri jaoks hästi nii-öelda saatusliku inimese energias. Sa oled tema jaoks mingil põhjusel saatus ise. Ja sinu jaoks on see mingisugune tsükli kordus. Sinu jaoks paistab, et see partner tuli näitama midagi, tuli tooma mingisugust õppetundi, mida sa siiamaale ei ole ära õppinud. Ja siin on jälle kordus. See on siis nüüd see saatuse ratas, mis kordab ja kordab ja pöörab ja pöörab, mis on hästi oluline, midagi väga-väga olulist sinu jaoks, tuli see partner õpetama, mida sa siiamaale ära õppinud ei ole. Vaatame, mis energiates on siis partner hetkel. Ja tegelikult mulle tundub, et teil on selline vastastikune lugu. Sina, vaataja, oled küll suure arkaani 10, ja vaata ise, kuidas see 10 sind kõnetab, oled sa millegipärast tuleb, et kas sa oled oktoobris sündinud või on sul 10. kuupäev oluline mingil põhjusel või on sul need samad tsüklid käivad 10 kaupa, 10 päeva, 10 nädalat, 10 aastat. Midagi on seotud 10-ga. Ja partner on sellises õpilase energias, et tema omandab, see on müntide 3, see on väärtuste omandamise kaart. Siin kuldses taras üldjuhul. Siin on õpetaja, kelle ees seisabki paar, kes siis omandab mingisuguseid teadmisi, taipamisi, teadlikkust, mida iganes. See tuleb ilmselt järgmisena või varsti välja. Aga mis on oluline märkida, et sina oled tema jaoks saatuslik naine, kui sa oled naisenergia, eks ole, vaatame siinpool naisenergiat, siinpool meesenergiat. Sa oled tema jaoks väga saatuslik naine, sest isegi rohkem kui sind nii-öelda paelub see partner, oled sina tema jaoks selline saatuslik naine,
kes on tulnud ka temale selles elus midagi väga olulist õpetama. Vaatame, mis siin nüüd siis teie vahel on või mis mentaalne side, kas on teie vahel mentaalne side ja loomulikult on. Ja teie vahel on selline naudinguline mentaalne side, ehk siis te tunnete teineteisest naudingut, te tunnete, et teine partner loeb nagu teie mõtteid, soove, tahtmisi, te tunnete teineteise kõrval ennast kuidagi, kas kõrval või juures või suheldes, oleneb suhte nii-öelda staatusest, eks ole, kuidagi väga hästi. See on sellise heaolu kaart ja loomulikult mentaalne side on olemas. Aga mis on suhtes praegu, mis siis selles suhtes ise praegu siis nagu toimub? Nii, suhtes on nüüd selline, nüüd hakkas keegi muru niitma, see on küll õige aeg, aga ma loodan, et see ei sega praegu. Suhtes on nüüd praegu selline suure ja sügava armumise aeg ühelt poolt, aga teiselt poolt on selline natukene nagu lollitamise energia ka, kui te lubate niimoodi väljendada. Ja partneril on selline tunne, et tema tahaks nagu võtta need ohjad enda kätte. Ja ta tahaks nagu selle lollitamise energia siit vahepealt ära lõpetada, aga ta ei oska, te olete vastu vaidlematult tugevam pool kui tema. Kuigi te naudite seda suhet, aga tema tahaks nagu rohkem midagi ära teha, ta tahaks nagu kuskile liikuda või mingisugust uut tasandit saavutada, aga ta ei oska, sest te olete vastu vaidlematult hea vaataja, kes sa seda vaatad, sa oled tunduvalt tugevam kui sinu partner. Nii, kuidas tunned sina ennast selles suhtes? Oi jumal, sinu jaoks on elu, see suhe nagu üks särav päikene. Aga ei saa ka jätta mainimata, et see väikese kaart on teinekord natukene nagu egoismi kaart, et sa tunned ennast kuidagi selles suhtes mõnusa, armastatuna nagu päikesepaistel ja see annab sulle sellist tohutut enesekindlust ja võib-olla natukene egoismi juurde. Et näha on, et see partner nagu sipleb siin. Vaatame, kuidas tema ennast tunneb. Mis ma just ütlesin, eks ole. Partner nagu sipleb selles mõttes, et tal on midagi, mida ta ei näe. Näed, selline õpipoisi staatuses, kes tahaks olla maag, kes tahaks võtta selle võlukepi ja muuta selle lollitamise suhte nagu selliseks nagu tema arvates see suhe olema peaks, aga ta ei oska. Ta ei näe kõiki neid aspekte, mida on vaja muuta. Aga küsime, et miks te üldse kokku saite siis? Nii, vastu vaidlematult on sauade äss suhte ladumises nüüd kahetähenduslik. Üks on kindlasti see, et see suhe tuli tooma teile sellist enneolematut kireenergiat. Ehk siis õpetama kirglikku suhet, seda ühelt poolt. Teiselt poolt on ässad alati uute alguste ja nagu te panete tähele, siin on saual lehed küljes. See on uute alguste, tänase pööripäeva. Täna on hästi oluline, et täna-homme on nüüd see aeg, kus hästi palju universumis muutub ja see äss tuli ütlema, et praegu nüüd kõik vana ja ennast ära elanu jääb minevikku. Ja tegelikult te vaatategi seda ladumist ilmselgelt sellepärast, et teie sisemaailm, kas te seda endale tunnistate või ei tunnista, see ei oma üldse tähtsust, on jõudnud täpselt nii kaugele, et vanaviisi enam ei saa. Ei saa teie, ei saa tema ja saatuse ratas ütleb, et sellest vanast rattast tuleks nagu välja tulla ja te saite selleks kokku, et õppida teistmoodi. Te oletegi teineteise jaoks õpetajad. Tema
peaks õpetama teid siit rattast välja tulema ja teie peate õpetama talle mingisuguseid väga olulisi aspekte. Kuidas ta teid täna näeb? Mis aspekte te siis tulite nüüd talle õpetama? No vastuvaidlematult on siin jutt sellest, et siin on hästi palju karikaid ja väga huvitav kombinatsioon, et hetkel me näeme, siin on karikate rüütel, kes tuleb ja pakub siis karikat, valgel hobusel rüütel. Mida ta pakub? Ta pakub ju armastuse karikat. Aga mitte ainult, vaid ta pakub perekonda. See on nüüd see, kuhu tema tahab jõuda, aga ta ei oska. Ja tegelikult te tulite õppima pereväärtusi. Siin sina, kallis vaataja, oled võib-olla juba mitmendal ringil, kas sa oled lahutatud või oled sa mitmendas kooselus. Sama võib olla ka selle partneri puhul. Ja miks te kokku saite? Te saite selleks kokku, et te peate õppima ametlikku, seaduslikku, seadusele vastavat, on need siis taeva seadused, universumi seadused või on need maapealsed seadused, ütleme, et siis klassikalist kooselu, klassikalist abielu, mitte niivõrd enam seda partneri vahetamise rattas olemist. Ehk siis teile on õppetund olla stabiilses suhtes, teineteise suhtes armastavas. Karikate 10 on kahtlemata armastust täis suhe. Vaadake kaarti, siin on mees, naine, siin on lapsed, pere, maja. Ühesõnaga kõik, mis ühe täiusliku paari suhte juurde käib, mis on legaalne, kus mees on naisele truu, naine on mehele truu, selline lihtne ja selge skeem. Et nagu see on teie õppetund. Mis ta siis suures plaanis, küsime veel kord, mis ta suures plaanis siis teist nagu tahab päriselt? Ja siin ei olegi mitte midagi muud lisada, ta tahab, et te otsustaksite ära. Otsustaksite ära ja siin on nagu selline asi, et kui nüüd on niimoodi, et sina, kallis vaataja, oledki suhtes, et see on kahtepidine kaart. Ühepidine kaart ongi see, et sa võidki olla abielus ja see mees on sinul kõrvalsuhe. Ja mida ta tahab olla keiser sinu troonil. Ja ta tahab sinna väga kiiresti liikuda. Ja ta tahab, et sa lõpetaksid selle musta ja valge vahel valimise ja ta tahab olla ise kaariku juht, no nagu sa näed, siin oli ju maag. Ta tahab olla ise keiser, maag, tõeline mees, kes seda nii-öelda siis perevankrit veab ja ta ei taha enda kõrval mitte mingeid konkurente. Ja kui sul on seal näiteks kaalud, kaksikud, veevalaja partner, siis on see eriti sinu ladumine, eks ole. Kui mitte, siis on võib-olla sellel partneril sellised jooned, et tema ei ole kasuteline või ei taha otsustada. Ütleme, et ta võib ise olla teadlik, et teil on siin selline suhe. Ja kuidas siis, mis ta mõtleb siis? Mida see partner nüüd mõtleb, mis siis nüüd edasi saab sellest kõigest? No ausalt öeldes see on nagu rikki läinud plaat praegu. Tema mõtleb ainult, kuidas moodi saab sellesse suhtesse raha tuua, kuidas saab rohkem armastust, kuidas saab nii, et teie vaataksite tema poole ja oleksite ainult tema suunal kirglik ja mõtleb ta ainult teist. Kuidas ta siis seda tulevikku näeb või kavandab või mida ta siis, küsime veel kord, mida ta siis teha tahab selles osas? Ja väga selge jutt on, siin on nagu see, et sõltuvus on tal teist väga tugev. No te olete saatuslik naine ja siin ei saagi teistmoodi olla.
saatusratas, eks ole, suurarkani 10 ja temal väikse arkaani 3, müntide 3. Ja siit tuleb ka sihuke baasi õpipoisi energia välja, siin on baasi karikate, baasi selline õrna armastaja energia. Ühesõnaga asi ongi selles, et ta on nagu kahe vahel, ta tunneb tohutut kirge, ta tunneb tohutut tahtmist teiega suhelda, aga ta leiab, et see on võimalik ainult siis, kui endine olukord, kui te olete siin nüüd suhtes, peab ära lõppema ja tuleb täielikult uus transformatsioon. Ehk siis te teetegi läbi selle õppetunni, mida on teile siis tulnud see suhe õpetama, et teete teadliku valiku. Me ei saa kunagi kaarte, ei saa kellelegi öelda, et vali see või vali teine. Kaart ei saa seda öelda. Seda pead ütlema sina, hea vaataja, aga kaart lihtsalt näitab sulle võimalusi ja variante, kuidas mitte neid samu vigu korrata. Ehk et kui sa otsustad jääda näiteks selle mõõkade kuninga juurde, siis tegelikult oleks aus öelda sellele inimesele ära, et sinuga on suhted lõppenud. Või siis vastupidi, kui sa otsustad ikkagi seda õppetundi ära õppida, mis siin on tulnud, siin on siis pere, seaduslik kooselu, siis ainult selle inimesega ja mitte enam tema kõrvalt vaadata siis teisi partnereid, vaid selline tugev transformatsioon iseenda sees tuleb ära teha. Ja kuidas ta siis tulevikku näeb, kui selline asi juhtub ja õnneks läheb, et see transformatsioon aus vastus on see, et mingil põhjusel ta praegu üldse seda tulevikku ei näegi. Tal on soovunelm, ikka seesama soovunelm kogu aeg, et tema on see keiser, kellega on võrdne paarisuhe, eks ju. Ja et kaalukausid on tasakaalus ja kõik on nagu hästi, aga kui aus olla, siis see suhe on praegu mingil põhjusel natukene nagu stopi peal ja stopi peal tema poolt sisemaailmas. Ta ei oska, tal on väga keeruline situatsioon. Mõõkade 8, mõõkade 9, vaata ise. Mõõkade 2, siin on sellised tohutud kahe vahel olemised, tal on väga valus, tal on väga raske. Ta on isegi nagu, kuigi ta on meesenergia, aga ta on nagu nõrgem pool selles suhtes millegi pärast. Aga küsime korraks, et mida sina, kallis vaataja, saaksid siis nüüd ära teha selles osas? Kas Tarol on sulle mingi soovitus, mida teha siis siin selles situatsioonis? Keeruline, sest sinu puhul on selline asi, et selline kooslugemine on praegu siin niimoodi, et ühelt poolt sa tahad teda väga. Ta nagu täidab kõik sinu maised ja taevased soovid. Ta on sulle nagu väga armas inimene. Mistõttu sa teda väga armukadetsed, kui ta ainult sinu poole ei vaata, eks ole. Ometi ta vaatab sinu poole, ulatab sulle selle karika, aga sa ei võta seda vastu. Sa ei võta seda vastu ja ta ei saagi tulevikuplaane teha, sellepärast ta näeb, et ei ole vastuvõtmist. Ei ole ühest otsust sinu poolt nagu tehtud. Ja küsime siis, et mida sa siis saaksid teha, kui sa tahaksid? Palun väga. Ma arvan, et selleks ei pea isegi taroloog olema, et aru saada, et karikate 2 on vastastikune armastus, lugupidamine. Müntide rüütel on see rüütel, kes seisab hobuse seljas, aga kui me küsisime, mis sa saaksid ära teha, sa saaksid liikuda ise selle paari suhte poole. Ja sa saaksid väga edukalt ehitada üles enam kui
kui armastusele, pelgalt armastusele tugineva suhte. Siin on ju täismaja karikate 10 ehk siis armastussuhe, mis tema siis ette näeb või mida ta ette kujutab. Siis sina oled ju see saatuslik naine ja tugev naine. Sinu võimuses on isegi luua mitte pelgalt armastusele baseeruv, ütleme siis kooseluline suhe küll üks ühele, vaid suisa sõna otseses mõttes seesama seaduslik abieluline suhe koos sinna juurde kuuluva materiaalsete väärtuste pagasiga ehk siis müntide 10 liigub juba karikate tundemaailmast edasi materiaalsesse maailma ja näitab, et siin ongi see kogu komplekt, materiaalne, hingeline, siin on kirekaardid väljas, siin on mõistuse kaardid väljas. Kui sa teed nüüd esimese sammu tema suunas selle skeemi elluviimiseks, mis siis, kui sina teeksid esimese sammu, mis siis partner teeb? Vot. Ja siinkohal on valge kaart ehk siis kuldne kaart, mis ütleb, et Tarol täna vastust ei ole sellele, kui sina teeksid esimese sammu. Ja seda tead miks? Sellepärast, et sinu sees, hea vaataja, ei ole täna selgust. Sinu sees ei ole täna selgust ja kui sul selgust ei ole, siis ükski samm ei vii selle eesmärgini. Vaid see on lihtsalt järjekordne samm selleks, et mingi samm teha. Aga see ei lahenda seda õppetundi, see ei lahenda seda probleemi. Nii et kui sa nüüd kullakene, hea vaataja, kes sa seda vaatad, oled tõesti huvitatud edasiliikumisest, nii nagu see pööripäeva energia on, et vana jääb kõik selja taha ja tulevad uued energiad, tulevad uued algused, ükskõik, kas siis mingi muu partneriga, vana partneriga, uue partneriga, vahet ei ole. Vahe on see, et tuleb uus tasand. Kui sa selle kõigega saad hakkama, siis sa saad edasi küsida Tarolt nõu. Kui sa sellega hakkama ei saa, siis ole kena. Juba praktiliselt 9 päeva pärast on konstellatsioonide töötuba Pärnu konstellatsioonide töötoas. Kuhu sa võid tulla, et seda nõu saada, et oma seisma jäänud või nõutuse energia nagu lahti blokeerida. Kui sul on soov, aga sa näed, et sa ei ole kusagile nagu jõudnud, et sa põhimõtteliselt nagu tiirled nagu orav rattas, iseenesest sa nagu tahaksid peret, sa tahaksid armastust, sa tahaksid püsisuhet, sa tahaksid olla kindel homses päevas, aga miski nagu kogu aeg hoiab sind tagasi. Võt siis sellisel juhul on see töötuba nagu sulle rusikas silmaauku, sest tema heas mõttes jälle ära arva, et siin midagi keegi tahaks muud kui väikest allegooriat piltlikult manada, eks ole. Et mõte on siis selles, et see on nagu täpselt sinu töötuba, sest selle nimi ongi armastus ja raha ja vaata, mis sinul on siin. Siin on täismajad armastuses ja materiaalsuses. Ja siin vahel on siis teadmatus, mida teha. Nii et võta minuga ühendust, kui sa tunned, et sa oled valmis, vaatame ja teeme midagi. Ja ma usun, et lahendused saabuvad. Aga täna ma siis soovin sulle mõnusat sisekaemust. Tänan, et sa mind vaatasid ja loodan südamest, et asjad lahenevad parimal võimalikul moel. Ja jälle järgmiste mõnusate kohtumisteni ja kui see sulle meeldis ja sobis ja ka teistele seda kanalit, siis saavad ka teised võib-olla endas natukene jälle endale lähemale. Kõike kaunist ja järgmiste meeldivate kohtumisteni.